ostetud mõisa. Sinna rändas välja 1885. aastal siinsetelt randadelt kõigepealt 48 perekonda ja esimese maailmasõja eel oli siinsete väljarändajate arv Dimitritsas tõusnud juba umbes 100 perekonnale ning umbes 800 lahemaalast elas sellel ajal siis selles külas, olles selle küla võrdlemisi hästi ka välja ehitanud. Sealt pärineb omakorda põhiosa väga väärtuslikust Lahemaa folkloorist, sest seal oli see folkloor nagu mingisuguses konserveerimise seisundis, kõik, kellelt seda üles kirjutati, teadsid seda sellisena, nagu nende lapsepõlves Lahemaal seda esitasid vanemad inimesed. Ja niimoodi siis on sealsetel Dimitritsa suurtelt taulikutel, Bert Mikkiverilt, Eva Weinbergilt, Ann Toostelilt ja teistelt üles kirjutatud kõige väärtuslikum osa Kuulsalu kihelkonna rahvalauludest, mis on professor Tampere vastavas vanakandve köites ka esitamist leidnud. Tahaks nüüd omakorda ütelda, et need seosed, mis Dimitritsaga algasid rahvaluule vormis, on tegelikult jätkunud edasi juba Nõukogude ajal, nimelt Nõukogude Liidus töötanud kõige väljapaistvam Eesti poeet Ain Rannaleet omakorda pärineb Dimitritsast ning see luulepärand, mida me tagantjärgi tunneme, on siis juba teises põlvkonnas jällegi Lahemaa tunnete ja mõtete edasi arendamine. Tahaks siit teha omakorda siis kolm niisugust organisatsioonilist järeldust. Esiteks, mulle tundub, et Lahemaa rahvuspark saaks olla väikeseks mudeliks ka mitmete teadusajalooliste ja kultuuriprotsesside uurimisel. Me ei jõua korraga ette võtta tervet Eestit, kuid võtta detailselt ette üks teistel aladel küllaltki täpselt läbi uuritud ala, see võimaldaks ilmselt paremaid tulemusi ning selline mudel võiks võimaldada suuri üldistusi isegi üle-eestilises ja Nõukogude Liiduvabariikide vahelises ulatuses. Teiseks, mulle tundub, et Lahemaa uurimistöös tuleks vägagi kiiresti hakata tegelema ka niisuguse valdkonnaga nagu biograafiliste materjalide kogumisega, eelkõige bibliografeerimisega seoses. Nende allikate süstemaatiline läbitöötamine võimaldaks juba lähematel aegadel vägagi huvitavate täiendavate üldistuste tegemise Lahemaa kohta, kuid selle mudeli alusel ka laiemas ulatuses. Ja lõpuks tundub, et kuna Lahemaa osatähtsus nii suur on olnud meie rahvapärandi säilitamisel, siis ühe organisatsioonilise abinõuna võiks kõne alla tulla Lahemaal eelolevatel aegadel ka sümboolse lauluema mingisuguse memoriaalansambli või vähemalt ühe objekti püstitamine, mis ühelt poolt fikseeriks küll Maikraftofi Lahemaa suurima lauliku teeneid, kuid teiselt poolt meenutaks ka kõiki neid lauluemasid, kes siit on välja rännanud ja kes oma laulupärandi ometi meie kultuuri liitis. Lubage minu see väga katkendlik esinemine lõpetada Ain Rannaleedi ühe luule katkendiga. Olgu öeldud, et Rannaleedi see nime pseudonüümi on tagasimõtlemine ka kodule, tal on tegelikult kodaniku nimi Lauren, aga Rannaleed mõtleb tagasi sellega tõesti siis nendele samadele Lahemaa randadele. Ja koduga seoses on ka see luule katkend. Oi mu kodu verikallis, onni õlgise harjaga, saasiku kalli kohaga, pääsukeste pesadega, kodus kena kõnniskella, armas olla omadessa, ilus õuesta istuda, kena saasikud pärasta. Kodus kalliski kannatus, igatsused ilusamad, hädad hoopiski õrnemad, pehmemasti pahandused. Siiski lähen ära, kõnnin ära kaugemale, kipun laia ilma poole, suure kodu südamesse. Lähen ära ja unustan, vahest korra, et mäletan, oi mu kodu verikallis, onni õlgise harjaga. Tänan. Uute mõtete küsitamisel meile. Nüüd on palunud veel seda läänetud mõningatest teoloogilistest küsimustest lähemalt.
Lugupeetud vaheaustaja, mina mõne sõnaga lühidalt tahaks puudutada küsimust, mis mul nendest ettevõtetest nagu kõrva jäi ja natukene hinge alustama ka. Nimelt Lähemaal on alustatud väga suur töö, Lähemaa looduse uurimine, tema hindamine ja juba väga mitmetes aspektides. See probleem on ka üleüldiselt Eesti probleem ja sellepärast Lähemaal alustada selle tööga nii põhjalikult ja juba kapitaalsemalt on väga teretulnud ja ma usun, kõik siin olejad igati aitavad ka sellele tööle saada. Eriti aga Viive Kõvasti sõnavõtust torkas silma see, et meie peame oma veekogusid samal ajal ka looduslikkompleksi uurima väga põhjalikult. Me oleme võrdlemisi, võib öelda, rumalad ja lollid, et me ei tea, mida kujutavad meie looduslikud kompleksid ja mida me peaksime nendes kompleksides tegema ja millised režiimid me peaksime tõesti laskma rakendada nendel ja teistel aladel. Ja siin töötanud Sint tõi välja võrdlemisi praktilisi andmeid ja vaat see puudutab juba seda, et meie ei tea, mida maksis meile see looduslik kompleks ja me lubasime seda majandada põllumajandusel ja kujundada vastavalt põllumajandusele niimoodi, nagu see oli põllumajanduskasulik. Aga tegelikult looduses toimus väga suured ja põhjalikud muutused ja me ei teagi, milleni ta tegelikult välja viib. Ja sellepärast on ilmtingimata vajalik põhjalik analüüs ja pidev kontroll nende samade keerukate looduslikkompleksidele, mida Lahemaa endas sisaldab. Ja Lahemaa peab ütlema sisaldab Eesti olulisemat ja tähtsamat looduslikkompleksid, välja arvatud võib-olla siis füüsilises vaates. Ja sellepärast Lahemaa kõikide komplekside uurimine on äärmiselt vajalik. Ja siin jõuaks välja ühele küsimusele, miks ei tööta Lahemaa rahvuspargi ühtegi bioloogi. On ju kõik rahvuspargid sellised alad, kus uuritakse loodust. Ja loodusuurimine ei saa põhineda Lahemaa rahvuspargid üksnes sellised kampaanialistel lühiajalistel uurimistel, vaid siin peab tegema pidevat uurimist ja laekuma pidev materjal Lahemaa rahvuspargi looduse ja nende koosluste kohta. Ja mida ta öeldi ära, et oleks vajalik uurida juba olemasolevad merivatsioonisüsteemi. On ju rahad loopealsed ühed suured haruldused meie Eesti ja üldse maailma mastaabis saama. Ja sellepärast peaks ilmselt 1980. aastal välja kujunenud need suunad, millega hakatakse tegelema. Aga julgen ette öelda, et loodusuurimine peab jääma ja jääb Lahemaa põhisuunaks ja sellepärast mida varem rakendavasse tööle siin mitte üks, vaid ma arvan, kindlasti juba bioloogia võiks olla kindlasti ökoloog, ilmtingimata botaanika soov, vähemalt juba 3 sellise bioloogilise kannatud inimest, kes siis hakkaksid nagu tõhusamalt seda asja pidevalt selles suunas töötama ja selge, et ei saa instituutide, ülikoolide sellised väga vajalikud ja eriti kõrgesti kvalifitseeritud kaasabid ära öelda, aga statsionaarse bioloogilise töökohad peaksid siin olema, sest ja instituutide käel peaksid need ka nii põhjalikult ja arutavalt seda programmi läbi viima. Aitäh, rohkem jäänud. Küsimus oli selle vastab professor Laakad oli küll esitas, see puudutab sama, mida Naamete ülikoolist võiks küsimus koostööide osa. Koostööide osa võib mõelda seda, et kindlasti tänavu uuest aastast suurenevad koostööd nii botaanikute kui ka soolojuhtidega. Selles on meil samme astutud ja siis veel positiivne seisukoht on olemas. Loodetavasti uuel aastal. Ei ole, ma arvan, tänase nõupidamise lõpuks, korrektiga lõpuks palume kokkuvõttes peaasjalikult sõnavõttu. Lugupeetud esimees, mingit kokkuvõtte tegemiseks ei ole nagu vajadust, siis me kuulasime kindlasti väga suur huviga neid ettekandeid ja rikastasime oma teadmisi kõigest sellest, mida pakub Lahemaa. Kuid ma tahaksin kõige juba sellest viimasest küsimust alata, millele
mille kohta esitati ka kirjalikult. Kuidas on lähema looduspärgi koostööga komplekteerimisega edaspidi võimalusi geoloogilised annetud ja teiste komplekteerida. Muidugi ma ei taha öelda, et minu seisukoht on lõplik, kuid ma usun, et kõik need seltsimehed, eriti väga meie kvalifitseeritud loodusteadlased ja teiste erialade teadlased, kes on juba nüüd aastaid, ma mõnes isegi aastakümneid osalenud rahvuspargi territooriumi uurimisega, nõustuvad sellega, et siiski esimesel etapil nähtavasti on see, mida me oleme valinud, võib-olla kõige tulemusrikkam. Ja nimelt, et me püüaksime võimalikult rohkem oma vabariigi teadlasi tõmmata kaasa Lahemaa rahvuspargi uurimisele kõikidest aspektidest. Me võime ükskõik millise koosseisuga siia ette näha ja esimestel perioodidel ka see mõte meil oli, et vahetult siia koondada teadlasi või lihtsalt uurijaid, kõrgema haridusega spetsialiste vähemalt esialgu. Kuid elu ja praktika näitas, et see on siiski peaaegu realiseerimatu unistus. Mitte selles, et meil puuduvad materiaalsed vahendid, vaid lihtsalt meil ei ole võimalik praegu ilmselt sellise kvalifikatsiooniga saada siia töötajad, kes suudaksid sellise põhjalikkuse ja komplekssusega uurida kõike seda, mida Lahemaa praegu pakub ja mida tõesti tuleb kiiresti uurida. Seetõttu selline tee, millest siin täna ette kanti, on kindlasti nähtavasti esimesel etapil kõige perspektiivsem ja ma tahaksingi või ühe sellise järeldusena ka tänase kokkutuleku ja niisugune mõttena välja öelda seda, et oleks tõesti hea, kui me suudaksime järgnevatel kokkutulekutel veel põhjalikumalt haarata üksikuid selliseid sõlmprobleeme, mille see uurimine tõesti omab väga põhjapaneva tähtsuse Lahemaa rahvuspargi edasisel väljaarendamisele, aga samuti hoiaks ära selliseid inimtegevuse tulemusi, mida hiljem on üritada väga raske ja kindlasti ka puht metodoloogiliselt nähtavasti on tõesti õige ja hea, kui me selliseid kogu mingisuguse teadusharu või ka vabariigi ulatuses mingisuguse probleemi uurimisel paralleelselt ka püüaksime siia tõmmata teadlasi, kes juba ühe sellise suhteliselt piiratud territooriumil saaksid analoogilisi uurimisi natukene süvendatumalt läbi viia, seostada neid teiste uuringutega ja ilmselt selline meetod annaks Lahemaa tundmõõtmisel, Lahemaa rahvuspargi edasisele väljakujundamisele, kavandamisele väga olulise panuse ja tõesti me saaksime nii, kuidas öelda siis sel juhul, kõige kvalifitseeritumad ettepanekud, kõige kvalifitseerimatumate teadlaste kaasabil ka siia toodada. Muidugi see ei välista seda, et rahvuspargil ka endal peab olema vastavaid spetsialiste, kindlasti sellised põhierialade töötajad tuleb siia koondada, seda enam, et meil on tarvis tõesti, nagu siin on mitme ettekande juures me kuulsime, on tarvis panna käima ka sellised pidevad alalised vaated, selleks, et me tõesti saaksime jälgida teatud arenguprotsesse ja see muidugi nõuab juba paikset tegevust, järelikult ükskõik häid entusiaste, spetsialiste ja peame kindlasti saama juba tuleval aastal ka rahvuspargi koosseisu ja neid siin rakendada. Teiseks mulle tundub, et see tänane meie Lahemaa päev kindlasti andis meile kõigile ka sellise mõtte, et siin tõesti sellel territooriumil on mida uurida ja Lahemaa on veel vägagi paljudest aspektidest avastamata ala.
seetõttu selline komplekssuse süvendamine on ilmselt üheks teeks, üheks probleemiks, mida ka see uurijate grupp Metsainstituudis peab arvestama, selleks, et me tõesti saaksime lahema probleeme mitmest aspektist lõpptulemusena kompleksselt uurida. Ma lisaksin siia juurde veel ühe lisaks kõrvalmärkusena ühe ala, millest täna õige juttu ei olnud, see on Lahemaa mere osa. Siin te küsimusi mainite, sellega tegelevad uurimisgrupid. Kui ma lisaksin siia juurde, see on kehtestatud ka siin juba Elu ja Käsmu lahe osas ka juba täiesti üleliiduliselt süsteemis ka kalastamise keel. Nii et me võime teatud mõttes ka neid kahte väga huvitavat loodust, suhteliselt puhast merelahte, samuti vaadelda kui teatud määral kui observaat. Ja ka siin kindlasti on olemas probleeme, mida tuleb uurida, nii vetkest seisukohal kui ka meie kalamajanduse, kalarikkuste edasise täienemise seisukohal. Ja seetõttu me näeme, et siin tõesti väga kõik need küsimused, kõik need probleemid, mida uurivad meie Vabariigi instituudid, kõrgemad õppeasutused, kõik need probleemid sama aktuaalsena tulevad päevakorrale ka Lahemaal ja mitte ainult Lahemaal, vaid nagu me kuulsime ka siin Põhja-Eesti seisukohal, me peame kindlasti minema kaugemale selleks, et tõesti kogu selle süsteemi enda arenguprotsesse üksikasjalikult saaksime uurida, jõuda selgusele, mida tuleb teha selleks, et siiski maksimaalsel määral, nii palju see tänapäeval on võimalik, siiski inimtegevuse kahjustavat mõju siin vähendada. Isiklikult minule tundub ka muidugi selliste teatud hoiatavate ja praegu veel üsnagi praktiliste tahanduste taustal, et siiski ka sellest aspektist vaatamata on meie rahvuspargi territoorium ikkagi õnnestunult valitud, sest arvestame, et siiski eriti suur osa kõrgemaad, koolifooni on meile selliseks tohutu suureks puhverfooniks, kus ei inimtegevus peaaegu üldse ei toimu. Teiselt poolt on meri, järelikult on täiesti võimalik siiski, eriti mis puutub põllumajanduse osa, siis selliselt korraldada, et me suudaksime muidugi teatud perioodi jooksul juba enam-vähem Lahemaa rahvuspargi looduse ja ökosüsteemide arengut sellisena näha, nagu ta rahvuspargis peaks olema. Ja seetõttu muidugi neid uuringuid tuleb jätkata, tuleb neid järeldusi teha ja ma usun kindlasti, et ka need mõtted, mida täna väga huvitavalt ja täie sellise murega, kes need kõik esile tõi, kindlasti nendele me peame samuti reageerima kiiresti ja püüdma ära hoida seda, mida veel praegu on võimalik täiesti ennetada ja ära hoida. Aga see mõte on väga hea, et ka meie põllumajandus peab olema rahvuspargis sellises esindatud, et me tõesti püüaksime ka siin näidata, kuidas me suudame kaasaegselt tasemel põllumajandust arendada ilma, et me kahjustaksime siin olulisel määral lood. Edasi on mul selline mõte, et me kindlasti peame nähtavast edasi või juba vähemal ajal mõtlema sellele, et meie sellised ka niisugused konverentsid või kuidas me nimetame Lahemaa päeva materjalid saaksime kuidagi trükisõnad paljundada. Esialgu võib-olla tagasihoidlikumal kujul rahvaprindi väljaannetena, hiljem kindlasti juba paremini, sest kõik need uuringud on seda väärt, et neid tõesti säilitada, talletada ja teha nad kättesaadavaks kõigile teistele, kes on samuti kas nüüd edaspidi huvitatud sellest, kuidas üldse Lahemaa uurimine on kulgenud. Ka see on üks selline meie teadusloo või kultuuriloo üheks selliseks aspektiks,
kui me kõike seda säilitaksime, ka see näitab, kuidas Lahemaa rahvuspargi kujunemine arenes, kes selles osalesid, millised probleemid meeldil kerkisid ja seetõttu ka selline publikatsioon on muidugi erakordselt vajalik ja ma usun, et ka siin meie kirjastustoimkond peab selles osas mõtlema ja mitte ainult mõtlema, vaid juba tegudele asuma, et me saaksime sellele ka juba asuda. Muidugi ka on tarvis edasi mõelda, et võib-olla edaspidi teatud üksikute kitsamate probleemide juures me viiksime läbi sellised kitsamad nõupidamised või teatud piirdealade teadlased raportis tuleksid kokku selleks, et vahetada mõtteid ja kavandada, kuidas edaspidi seda tööd tõhusamalt teha. Muidugi tänane Lahemaa päev ei olnud mingisugune teaduslik konverents, vaid tõesti ta puht selline heast tahtest tuli kokku meie teadlased ja teised loodushuvilised selleks, et kuulata meie ettekandeid. Ja ma usun, et see on vist nähtavasti kõige olulisem, et me suudaksime äratada ikka rohkem ja rohkem uuringuid kõige selle vastu, mida endast pakub Lahemaa. Tahaks loota, et edaspidi ka suuremal määral suudaksime võib-olla teatud sõnavõtte, ettekandeid saada ka meie kohalikel loodus- ja kodu-uurijad. Ja selles mõttes ma usun, et Looduskaitse Lahemaa osakond ja samuti meie Lahemaa territooriumil asuvate koolide õpetajad, direktsioon samuti mõtleks, kuidas seda osa me saaksime tugevdada. Kindlasti siin on ju meie territooriumil väga palju selliseid entusiaste, kellel on huvitajaid juba praegu kogutud materjale ja nende selline esitamine siin oleks muidugi samuti selliseks täienduseks kõige sellele, mida pakuvad meie teadlased. Seetõttu kindlasti me peaksime edaspidi mõtlema, kuidas aktiivsemalt kaasa tõmmata meie kohalikke loodus- ja kodu-uurijaid, selleks, et ka anda neile võimalus esinemiseks ja oma uuringute avaldamiseks kõigile neile, kes tunnevad selle vastu huvi. Ja lõpuks tahaks loota, et juba nüüd teine selline Lahemaa päev kujuneks traditsiooniks, et me tõesti suudaksime igal aastal ühe päeva pühendada sellisele Lahemaa probleemide esitamisele, kokkutulekule ja ma tahaksin avaldada lootust, et juba järgmise aasta kokkutuleku Lahemaa rahvuspargi direktsioon organiseerib juba oma ruumides, valmides, selleks on täiesti võimalused olemas, et me enam ei vaataks filme peale huvitavaid ettekandeid, vaid pakuksime midagi ka hingele, ka selleks on meil juba nüüd head võimalused olemas. Ühesõnaga, et see Lahemaa päev tõesti kujuneks meile selliseks, mis laiendaks meie teadmist, süvendaks kõike seda, mida me juba Lahemaast teame ja tahame rohkem teada, kuid samal ajal et ka me tõesti siin vaimselt puhkaksime ja jätkaksime neid samu häid traditsioone, mida aastasadu on kandnud Lahemaa tõlisasetab. Seetõttu lõpuks ma tahaksingi veel kord tänada eelkõige esinejaid, kes võtsid ette teekonna, tulid meile huvitavate ettekannetega. Me kuulsime nimekade teadlaste, aga samuti ka noorte teadlaste sõnavõtte. See näitab seda, et tõesti siiski hakkab nähtavasti juba süvenema see arusaamine, et me oleme siiski suure ja väga
olulise, väga vajaliku ürituse sellise juba mõistmise juures, et ükskõik millise eluala teadlane hakkame seda tunnetama, et tõesti siin on, mida uurida, on, mida pakkuda ja tahaksin tõesti ka seda mõtet veel avaldada, et me tõesti tahaksime lähemalt teha sellise avatud territooriumi, avatud raamatu, kuhu igaüks võib tulla, võib uurida, kus ta on teretulnud, kuhu ta võib oma mõtteid sisse kanda, oma muret väljendada, et tõesti Lahemaa rahvuspark ka teaduse uurimise seisukohalt ei kujuneks mitte mingisuguse kitsa piirkonna eraasja, vaid et ta kujuneks tõesti kogu meie ühisettevõtmiseks, et me siin tõesti heatahtlikult suhtleksime, heatahtlikult oma mõtteid avaldaksime, oleksime alati kindlad ja veendunud selles, et iga mõte, olgu ta siis öelduna kas siis lihtsalt sügavalt teaduslikult põhjendatuna või lihtsalt sellise isiku arvamusena, et ta leiab alati heatahtlikku vastuvõtmist ja seetõttu ka sellest aspektist kindlasti sellised Lahemaa päevad nähtavasti saavad ka seda niisugust eetilist aspekti võib-olla tõendama, et me tõesti kujundaksime ühiselt Lahemaa rahvusparki ja selleks kindlasti Lahemaa päevad on üks heaks võimaluseks. Nii, ma usun, et direktsioon nõustub sellega, et me tõesti juba täna noorteid lahti võtta, et me tõesti mitte sellepärast, et täna siin ruumis on raske õhk, aga tõesti me oleme juba nii kaugele jõudnud, et me võime oma 3. kokkutuleku täiesti teha juba oma ruumides, talmises, heal tasemel ja kõiki, kes täna siin olid, ma kogu südamest palun juba ette, et te ka järgmine aasta tuleksite ja võtaksite kaasa ka kõiki teisi, eriti tahaks näha, et oleks rohkem neid noori, kes tõesti Lahemaa üheks aspektiks on just noorte kasvatamine, et me sidemed koolidega muutuksid tihedamaks ja et Lahemaa looduskaitse osakond samuti kogu oma piiri juba tooks järgmisel aastal valmis. Veel kord kõigile suur aitäh!